Tere! Tere! Alustame selle aasta esimese lügevisiooniga. Seekordne lügevisioon on lühem ja teistsugusem kui möödunud saated. Nimelt on meie klass distantsõppel ja seetõttu peame lügevisiooni kodust läbi viima. Kahju küll. Mulle meeldis peal pikka vaheaega tagasi koolis olla ja talverõõme nautida. Seda kindlasti. Kuid lähtel saab lõpuks suusatamas käia. Suusatamine küll, aga mulle meeldis uisutada. Aga vaatame siis, kuidas ka teistele lähteõpilastele uisutada meeldis. Üle pika aja õnnistas ilmataat meid ilmatingimustega, mis võimaldasid lähtele luua korraliku uisuvälja. Ei no, kui ma üksi oleksin, siis oleks parem, aga käib ka. Hästi üle keskmise, hea. Korralik uisuväljak on üle mitme aasta kindlasti libedam ning tekitab rohkem kukkumisi. Mina ei kuku. Ei ole kogu aeg tulnud praegu. On kogu aeg. Päris tehti. Vahepeal. Uurisime, millal on kõige sobivam aeg uisutama tulla. No õhtusel tunnil on rahulik siin, kedagi ei ole, aga praegusel hetkel ei soovita. Ka uisutamise algteadmised on kuskilt vaja ju saada. Mina õppisin uisutama oma õega. Iseendaga. Ei tule meelde. Ma ei tea ka. Kekaga. Emaga. Ma õppisin koos Maironiga. Ja siis ma õpetasin oma sõbrale Kristjanile. Lähtel on võimalik rentida ka uiske. Uurime, milline on kooli uiskude seisukord. Ei, oma uisud on ikka paremad. Need kooli uiskud, need on kõik teritamata ja mis on vales suuruses ja mis, ma ei tea, käitsin mingi poolt pagaiti omadega ja siuke seis on kooli uiskudega. Ma lainutan siin ja võime enda uiske ka kaasa võtta. Enda. Väga teravad. Ma arvan, et teravad. Kutsume kõiki uisutama seniks, kuni ilm veel lubab. Sellest on küll palju aega möödunud, aga ütle, Liisa, kuidas möödus sinu vana aasta õhtu? Minu vana aasta õhtu möödus rahulikult. Käisime perega vaatetornis ilutulestikku vaatamas ja panime uusaasta lubadused paika. Kas sina ka endale midagi lubasid? Ma lubasin rohkem sportida. Hästi. Aga vaatame, mida arvab ülejäänud koolipere uusaasta lubadustest ja milliseid lubadusi endale tehti. On Tim vä? Soo nüüd. Me tahame minna Maire soo. Kust klassist ma Maire? Kolmandal. Issand jumal, ma olen nii paks, ma ei jõua ronida ju. Natuke rohkem pingutada tunnis ja... Kuule, sa võid mikri minema mulle. Tere. No nii. Karjatari esitlus. Rantšikul oli mõju sinu pühade pidamisele? Ei. Mis sa arvad, miks inimesed ei pea kinni uusaasta lubadustest? Toome näiteks minu. Sul ei ole tahtejõudu. Nii, Helena Saar. Tere! Juba, ja kõik käib. Tegeled mõne hobiga? Hetkel on mu hobi iga päev 10 000 sammu täis saada. Tubli hobi? Vahest natuke ei tule välja ka, aga... Me lähme sisse. No minge FBI open up. Mission failed. Welcome next time. Aga miks te arvate, miks inimesed ei pea kinni uusaasta lubadustest? No, seal on palju põhjusi. Näiteks? Lihtsalt lubadused... No mis lubadused need on? Ja miks peab üldse midagi lubama? Sellepärast ongi. Seda küll. Harri. Jõudu. Millega siis tegeleme? Väike kanasalati tiks, jah? Hästi. Aga mis on su eesmärgid tulevaks, praegu käesolevaks aastaks? Kindlasti kool ära lõpetada. Äkki ma saan lõpuks endale juhiload tehtud. Saab nagu mina juba teeb mingi aasta aega neid juba. No just. Jah. Aga mis sa teed selleks, et need näiteks täituks? Panen auto kooli kirja ennast. Darius,
ole hüva, tule siia, palun. Nii, hästi. Oli koroonal mõju su pühade pidamisele? No ma ütlen ausalt, et pigem ei olnud. Sel aastal on Lügevisioonis uus sari Ühikajutud. Nüüdsest hakkate nägema erinevaid klippe sellest, mis lähteõpilaskodus toimub ja kuidas seal elatakse. Sofia, kas sulle meeldib Ühikas elada? Liisa, sa oled juba unustanud, et me oleme toakaaslased. Aga jah, Ühikas on väga tore, mulle väga meeldib seal elada. Kogu aeg toimub midagi ja alati on midagi, millest rääkida. Tahaksin juba tagasi minna. Jah, ka mina igatsen kogu seda Ühika melu. Kodus on üksi nii igav õppida. Vaatame, kas Ühikas ikka õpitakse. Aga teiega näeme juba 2 nädala pärast. Ärge unustage pesta käsi ning püsige terved. Tšau! Tšau! No tšau! Tere! Tere! Hommik! Tere! 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 Avame esmakordselt uksed Ühikasse. Lähteühisgümnaasiumi Ühikas elavad ainult produktiivsed inimesed. Vahest pelan, vahest chillin telos, vahest käsitöö. Õpin, loen raamatut. Istun telos. Õppimine on Ühika elanike jaoks number 1 ja ka suur osa oma aega kulutatakse sellele. Võiks rohkem näha, mõningaid. Tund saab kindlasti ära. Ja veel? Ja veel pealegi. Mitte väga. Ander õpib iga päev Ühikas, mitu tundi ajalugu. Eks ole? Taaris ütleb, Taaris nõustub. Kes siin mängib? See võib kinni panna. Ütleme niimoodi, et siis kui oled motiveeritud, siis umbes 5 minutit. Ma õpin kella 8-st kella 10-ni. Et siis hommikul kella 8-st õhtul kella 10-ni. Nagu praegultki tulite segate praegult minu õppimis. Ma lugesin korra 8 raamatut. 5 ülesannet päevas. Pähe, harva. Ilma õpikute abita gümnaasiumist juba naljalt läbi ei saa. Õpikud? Et siin nagu... Siin? Ei ole. Ei ole. Ma ei mäleta, kus seda. Siin on mõned. Aga... Vot siin! Siin nad on. Kas kasutad ka? Jah. Muidugi. Aga ka arvutimängud on pälvinud suure tähelepanu õpilaste poolt. Soovitan mängida tasuta ka veel ega midagi sentigi maksma. No mina mängisin enda arvuti maha. Arvutimänge? Ei. Ühikas on iga päev erinev ja toimub kõike. Mõni päev on täis naerulaginad, kuid samas mõni teine on nii vaikne, et uks ka ei paugu. Elu nagu Ameerika mägedel. Elu teeb huvitavaks see, et ükski päev, ükski vahetus ei ole täpselt samasugune kui eelmine. Iial tööle tulles ei tea, mis sind ees ootab, milline õhtu tuleb, milline öö tuleb. Selline ongi elu siin.